Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kuulsin niisugust huvitavat asja, et näiteks, kas sinul on olnud kohtumisel niimoodi, et sulle öeldakse ei. Ja kui öeldakse ei, kuidas sa siis ennast tunned? Või mis sa mõtled? Või kuidas sa arvad, et kellele see ei öeldi? Ja ma kuulsin sellist huvitavat mõtet, et inimesed ütlevad tegelikult ei iseendale. Nad ütlevad ei sellele, et nad ei taha ise näiteks seda võimalust või nad ei taha elus paremaid võimalusi või et nad on rahul sellega, kus nad on ja nad ei otsigi midagi enamat. Ehk et enamus inimesi ütleb ei iseendale ja sina ära lase ennast sellest lihtsalt häirida. Küsi järgmise inimese käest. Ja näide sellest on see, et oletame niimoodi, et sa oled söögilauas ja sa oled söönud kõhu täis ja sinu käest küsitakse, kas sa soovid magustoitu. Aga kui su kõht on juba täis, siis sa hetkel ei soovi seda magustoitu ja sina ei pea olema pahane selle peale, kui inimene ei soovinud magustoitu. Aga võib-olla, kui sa küsid tunni aja pärast, siis ta tunneb, et natuke midagi head, auks veel. Ja siis ta küsib, et palun, kas sa pakuksid mulle veel seda head magustoitu? Nii et mõtle, kuidas sina suhtud sellesse, mida sina mõtled, mida sina arvad ei ütlemisele. Ja kommenteeri siin video all, anna teada, kuidas sina käitud, millised on sinu nipid, kuidas sina arvad, et on hea. Ja minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.